Mu nimi on Eliise, ma olen 15 ja mu ema istub seal, ta nimi on Liina. Ja ma olen nagu alati tundnud niisugust jumala ligiolu oma nagu elus üldse, et mul on igasuguseid kogemusi, igasuguseid sõnumeid Jumala käest. Aga kui ma olin kuskil 8-9-aastane, siis ma käisin taevas või noh, mul oli nagu osaliselt nägemus taevast. Ja see oli niimoodi, et kuna mu vanaema oli just ära surnud, siis mul oli niisugune hirm surma ees, et appikene, siis ma suren ära ja siis ma pean igavesti veel elama kuskil taevas. Niisugune nagu, et tundus hirmus. Ja siis ma istusin oma ema toas ja siis vaatasin sealt aknast välja, vaatasin taeva poole ja siis ilmus mulle nagu Jumala kuju. Ja siis ma tundsin, et ma peaksin ta käest kõik patud andeks paluma, sest mul oli hea, fantastiline võimalus seda teha, sest iga päev ei näe teda, ehk siis Jumalat. Ja siis ma palusin kõik patud, nii palju kui võimalik oli ja meelde mul tuli andeks. Ja ma tundsin ennast nagu väga patusena ja ma ei suutnud isegi otsa talle vaadata. Ja kui ma olin lõpuks need siis andeks palunud, siis ta küsis, et kas sa tahad tulla taevasse. Ja ma muidugi vastasin, et ma tahan, sest et see oli mu võimalus vanaema näha. Ja ma ütlesin, et jaa. Ja siis me läksime sinna nagu liftiga. Ja siis ei läinud kaua aega mööda, kui me olimegi taevas. Ja alguses ma nägin nagu kodu ja siis ma nägin kõrvalhooneid, kui ma nagu läksin ja siis nagu kogu maailma või kuidas seda öelda. Ja siis kui ma olin seal taevas, siis ma nägingi oma vanaema ja ta oli nagu sihuke palju noorem, mina teda muidugi noores eas ei näinud, aga ma sain aru, et see on mu vanaema ja ma nägin ka seal oma koduloomi, kes olid siis ära surnud ja teisi sugulasi, ka siis minu vanaema, kes istus eemal ja ma tundsin ta ära, kuigi ma polnud teda mitte kunagi näinud. Ja ma tundsin ära, et see on mu vanaema, et vau, et noh, sihuke nagu šoki moment oli, et ma tundsin ära inimesi, keda ma nagu isegi näinud ei olnud. Ja siis ma kallistasin oma vanaema ja see oli nagu nii füüsiline, nagu tundsin seda. Ja samamoodi, kui ma oma koera paitasin, ma tundsin nagu reaalselt see oleks olnud. Ja siis ma nägin, et neil olid seljas valged kuued ja varrukatel ja kaela ümber see alläär oli kuldne. Ja samas, kui ma seisin seal, siis mu kõrval oli uks põrgusse ja ma nägin, kuidas inimesed, kelle üle oli siis nagu kohut mõistetud, nad olid nagu siis mustas riides ja nemad olid sinna poole teel ja ma nägin seda, kuidas see uks tehti nagu lahti ja see inimene tõmmati sealt lihtsalt sisse. Seal ei olnud nagu seda, et noh, nüüd tuled sinu kord, vaid teda lihtsalt tõmmati sealt sisse ja ma nägin nagu sealt taustal neid nagu tuleleeke ja ma lihtsalt siis samal ajal vaatasin ringi veel, et noh, mis seal veel huvitavat on ja tundus, et kõik oli nagu palju ilusam, et noh, kunagi öeldi umbes, et et kunagi oli muru rohelisem ja taevas sinisem, aga siis see nagu selle kohta tõesti nagu kehtis minu jaoks. Ja kui ma olin siis, noh, ma olin 9 ja ma mõtlesin nagu, et mul oli sihuke hästi tähtis kasukas, kõik inimesed on olnud. Ja ma lihtsalt ei läinud mitte kuskile selleta. Aga kui ma olin seal taevas, siis ma ei tundnud puudust sellest. Mul ei olnud nagu mingit seda, et aga kus mu kasukas siis on, vaid mul oli nagu, kõik oli täiuslik, kõik oli perfektne ja kõik mu soovid ja vajadused olid täidetud. Ja muidugi ma nägin seal ka nagu siis viljapuid ja ma tollel ajal ei osanud nagu kirjeldada. Ja ma kirjeldasin seda niimoodi siis, et see olid erinevad viljad ja kui sa võtsid ühe ära, siis sinna kasvas uus asemele, aga nad kõik olid nagu erinevad. Ja siis ma ütlesin, et oli nagu pirn, aga ei olnud pirn ja oli nagu õun ka ei olnud, et ma ei tea, mis asjad nad olid. Aga jah, siis kui ma seal vaatasin ringi, siis ma olin nagu nii puudutatud, et ma nutsin. Ja minu ema, kes oli vahepeal töölt väljast nagu tuppa tulnud, mõtles, et mis lapsel viga on, et laps mingi nutab seal.
siis ta küsis, et Eliise, et mis sa teed seal, ma ütlesin talle, et teen, mis ma teen, et noh, ma tahan edasi oma taevakogemuses olla, et ärge segagu mind praegu. No ja siis ma lähen tagasi ja olen seal, vaatan edasi ja siis ema küsib ikka, et mis siis on, et mis sa teed seal, siis ma ütlesin, teen, mis ma teen. Ja siis ema tuli üles ja siis mul see nägemus nagu kadus ära ja siis ma nutsin ja rääkisin talle kõike, mida ma nägin ja siis ma ütlesin, et see oli nii reaalne ja nii reaalne ja nii reaalne ja ma lihtsalt nutsin seal. Ja see ongi nagu siis kuidas kokku võtta minu taevatunnistust. Aga kui edasi minna, siis mul on olnud ka sõnumeid. Ja üks nagu minu kõige pikem sõnum on umbes mingi 3 ja siis veerand lehekülge. Ja see oli niimoodi, et ma vist ei olnud nagu suht tükil ajal olnud nagu osaduses Jumalaga või kuulnud, et kas ta tahab mulle midagi öelda, midagi rääkida. Ja siis ma istun seal köögis, joon umbes piima või midagi ja siis ma kuulen, et Jumal ütleb, et sa pead minema ja võtma paberi ja hakkama kirjutama. Ja ma olin nagu, et oot, et mul praegu piim on pooleli, ma pean ära jooma selle tassi täie nagu, see on nagu elu vajalik praegu. Ja siis Jumal ütles, et ei ole nagu, et ma hakkan rääkima sulle kohe ja kui sa kirja seda ei saa, siis see on nagu sinul ei olnud endal neid asju valmis ja siis ma kiiresti jõin oma piima ikkagi ära, sest et piim oli vaja ära juua ja pesin oma tassi ära ja läksin üles oma tuppa. Aga siis ma mõtlesin, mul on paberit vaja, nii lähen, võtan ühe paberi ja ma ütlen, võta 2, ütlesin, miks mul 2 vaja on, sest et ma ei kirjutagi nii palju ja siis Jumal ütles, et ei, sul on nagu vaja neid seda 4 lehekülge nagu. Ma nagu okei, ma võtan siis, aga ega ma niikuinii kirjuta. Ja siis ma kirjutasingi, ma ei tea, kaua ma kirjutasin, aga mu käsi oli täiesti nagu läbi pärast seda. Ja see on siis, et aeg, ma alguses kirjutasin ka ajad ja, aga ma tõmbasin selle ajad maha, ma arvan, et äkki sellepärast, et võib-olla need ajad on läbi ja meil on lihtsalt veel aeg ja veel pool aega. Ja siis tuleb katsumus kõigile kogudustele. Kas nad on sobilikud mulle kui pruudiks? Kas teil on usku kõigeks, mida hakkan saatma? Kas nad teenivad mind? Aega pole palju, paruge, koguge. Pole veel palju aega jäänud. Palvetage, pühendage ennast mulle. Andke mulle aega nii palju, kui saate enda elust. Tulemus on proovikivid. Kõik pole enam nii, nagu arvate. Saatan üritab kogu aeg teid rünnata, sest ta teab, et varsti tuleb minu kuningriik. Olge siis valmis kõigeks, mida ma teid käsin. Lugege piiblit ja käige minu sõnas. Ärge elage selle maailma elu. Olete minu lapsed, tahan teid koguda enda juurde, nii nagu kanaema oma lapsi tiibade alla kogub. Tulemas on sõjad, näljahädad, kristlaste tagakius. Vaadake siis, et ei oleks otse kui neitsid, kes olid rumalad ja võtnud õli kaasa. Koputage ja teile avatakse. On väheseid sulaseid, kes teenivad mind kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Õpetussõnad 1.22. Kui kaua te rumalad armastate rumalust, kui kaua meeldib hoopleil hoopelda ja alpidel vihata teadmist, on aeg ärgata ja kuulda mind. Mina päästan ja mina vabastan, sest mina muudan aegu ja aastaid ning mina tagandan kuningaid ja tõstan kuningaid. Mina annan tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust, mis oli siis Danieli 2.22. Alandage end ja paastuge, sest te saate mu juurde ainult mu kallipoja läbi. Tema on lunastanud teid minule. Kui kurba vaadata ja kuulda, kuidas inimesed ütlevad, ma ei vaja Jeesust, olen piisavalt tark, et elus ise hakkama saada. Selline käitumine teeb mind kurvaks. Need, kes on põrgus käinud, need teavad, mis tunne on seal olla. Kuulutage kõikidele rõõmusõnumit. Palvetage nende eest, kes teid vihkavad. Õnnistage kõiki oma vihkajaid ja kõikidega, keda te vihkate. Keegi ei saa sind ka sundida, aga taevas on parim paik. Taevast ei anna võrrelda millegiga. Olen loonud taeva ja maa, aga inimesed on mõelnud välja teooria ja teevad sellega ajupesu. Ärge laske oma lastel saada koolist ajupesu. Hoiduge valeõpetustest ja podaignast. Ärge rüvetage ennast selle maailma pimeduse pattudega. Palvetage ja ärge magage. Peate olema valvel, sest ma tulen ajal, mil te ei tea ja tunnil, mil te ei märka. Ma tulen nagu varasöösel, kuulutage rõõmusõnumit kõikidele. Püsige minus, siis püsin mina teis. Tulemus on eksam, kus ma katsun teid läbi. Vaadake, et siis oleksite valmis selleks ajaks. Tulemus on väga rasked ajad, sellised, millest pole kuulnud. Tulevad samad nuhtlused nagu Vaaro ajal, ainult hullemat ja laiemalt. Varuge siis toitu. Võib juhtuda, et ei saa 1-2 kuud poodi.
kuulake vaikselt ja tehke kõik, mida käsin. Armastage ligimest nagu iseennast. Roomlastele 12:10. Venna armastusest, olge üksteise vastu hellad. Vastastikus austuses jõudke üksteisest ette. Palvetage rohkesti keeltes. See on ainuke asi, mille kasutamise ajal olete saatana jaoks kättesaamatud. Palvetades keeltes oled erilises kontaktis minuga. Ärge otsige oma kasu. Aidake abivajajaid. Mõtelge teistele. Mitte ärge mõtelge, kuidas teil endil parem oleks. Ära salga mind, siis ei salata sindki. Tee seda, mida tahad, et sulle tehaks. Kõrvaldage ebajumalat, sest mina olen tõeline Jumal. Mina päästan, mina vabastan. Ärge kartke seda, mida maailm, sest alati ma kaitsen teid. Palvetades minge eraldi ruumi. Te ei tohi lasta kellegi ennast segada, sest nii saan ma teiega tõeliselt rääkida. Ärge olge uhked ja isekad. Avage süda, et ma saaksin rääkida. Sellepärast räägin ma laste kaudu ja ütlen teile, et oleksite otse kui lapsed, sest nende süda on avatud. Koristage oma südamed tühjaks rämpsust. Samuti peate ka ülistama. See on oluline. Ülistades läheb süda lahti ja te saate sõnumi minu käest. Olen loonud teid, et teiega rääkida. Tihti ütlete mulle, oi, mul on kiire, ma praegu ei saa ja homme on ka kiire. Ka ei saa, mingi teine kord. Kuid kui üks käsi ei kuula sõna, mida peaksid sa tegema, jätma alles, et ta sind pahandaks. Mina olen viigipuu ja teie olete minu oksad. Kui palju on olnud seda, kuidas juba hakkate vilja kandma, aga siis pöördute maailma ja teid raiutakse, sest mis kasu on oksast, mis vilja ei kanna. Ta tuleb raiuda maha. Mina olen tee, tõde ja elu. Armastage üksteist. Hoidke kokku, kasvage, ärge nurisege, sest see on patt. Ja tegelikult ma alguses pidin ühe teise looga rääkima, aga see tuli nüüd alles meelde. Et alustame niimoodi, et ma ei ole oma isaga nagu üles kasvanud. Aga kui ma olin kuskil 10 saamas, siis see on ka omaette juba nagu tunnistus, et ma palvetasin, et ma kohtaks oma isa. Sest et meil ei olnud nagu kontakte või kuidagi teda üles leida, aga siis helistas vanaisa ja siis sain isa kätte ja kohtusime enne minu 10. sünnipäeva. Ja siis niimoodi ongi läinud ja 5 aastat ja siis see suvi isa helistas mulle, ütles, et sihuke lugu, et mul on avastatud kasvaja. Ja ma olin nagu, et okei, et ma nagu ei tea, mida sellest nüüd arvata. Ja aga aeg läks edasi ja selgus, et see on nagu sihuke päris raske nagu kasvaja, et see on juba 3. aste ja see on selline, kust umbes 15% vist raviga saavad ainult terveks. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma ei tea nagu, aga samas võiks ju palvetada, et Jumal hoiaks teda ja kaitseks, aga ma hakkasin mõtlema, et aga kui see on ta aeg, siis ma ei saa teda tagasi hoida, sest et kui ta saaks minna praegu ja ta jääks Kristusesse, siis paremlas ta läheb praegu kui hiljem, kui ta langeks ära. Ja ma nagu võtsin niisuguse seisukoha, ma siis palvetan iga päev ja ütlen, et Jumala tahe sünniks. Ja ma palvetasin ja täna enne siia tulekalt ma kirjutasin oma isale, et kuidas tal läheb. Ta ütles, et ta on haiges ja siis ta helistas mulle ja siis ta ütles, et tead, et sihuke lugu oli, et üks arst tuli ja siis tal olid siuksed suured silmad, aga tead, tal on sama suured silmad kui sul. Ma mõtlesin, okei, mis ta nüüd hakkab mulle rääkima jälle mingisugust, ei tea mida ja siis ta teatas, et aga siis see arst ütles, et mingi jama on. Ma mõtlesin, mis nüüd lahti on, et kas ma peaks kartma. Ja siis ta ütles, et see arst ütles, et see kasvaja on kadunud. Ma ei leia seda enam. Ja et nüüd siis ongi, tal oli täna tegelikult keemiaravi ja ta sai poole lahjema selle, mis ta muidu pidi saama. Ja siis saadetakse ta sinna kuskile peaarsti juurde või kuskile. Tehakse veel testid ja siis arutatakse, mis edasi saab, aga põhimõtteliselt ta on nagu terve. Et ja muidugi väga palju veel jagada, aga isa helistas just sellel ajal, kui me sõitsime siia. No jah. Päris verivärske tunnistus. Ja ta helistas jah sellel ajal, aga see oli ka ilmselt võib-olla see, et ma kirjutasin talle, aga samas ta oleks võinud ju mitte telefoni vaadata. Jah. Aga siin on siis veel sõna ka 2020, nagu see eelmine vist jah.
Mina olen A-joo, palvetage lakkamata. Jätke nurka maailm ja selle räpasus. Kuulake üksnes mind, ma soovin teiega rääkida. Võtke vahel aega ja palvetage lakkamata. Roomlastele 11:2-3 salm. Jumal ei ole hüljanud oma rahvast, kelle tema on ette ära tundnud. Või kas te ei tea, mis kiri ütleb Eeliast, kuidas tema Jumala ees kaebas Iisraeli pärast öeldes, issand, sinu prohvetid on nad tapnud ja sinu altarid maha kiskunud. Mina üksi olen üle jäänud ja nemad tahavad võtta mu elu. Mina olen teid lunastanud endale. Vaata, te käite pimeduse radadel ja teenite ebajumalaid ning käite hoora viisil, käitute. Jagage sõnumeid, mis teile annan. Õdedele, vendadele Kristuses, et te ehitaksite nii ennast kui ka teisi. Loobuge ebajumalatest, nii televiisorist, telefonist, arvutist, tahvlist, kõigest, mis on teis esikohal enne mind. Mina olen A ja O, mina tagandan kuningaid ja tõstan kuningaid. Mina annan tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. Ma ei väsi kordamast, et aega on vähe. Tuleb kohutav piin. Te saate olema nagu osa minu rahvast, kuid neid, kes minusse usuvad, kannan ma läbi. Peagi tuleb viimne kohtupäev. Palvetage, lugege piiblit, ülistage mind, sest mina päästan ja mina vabastan. Kinnitage end sõnasse, sest sõna on Jeesus. Tema lunastas teid. Ärge ärrituge maailmast, sest nad ei tea, mida nad teevad. Kuulutage sõna. Mul on valus vaadata, kuidas miljardid inimesed, kelle jaoks mul oli plaan, on sattunud põrgusse. Kuulutage minust. Andke neile armu sellega, et kuulutate sõna. Palvetage enda ligimeste eest. Olge usus ja armastage mind kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Nii et jah.